Tervist, head inimesed! Tervitus kõikidele Eestimaa inimestele selles karmis septembrikuu kliimas, kus tasakesi hakkavad sammud seadma juba siis ka nii-öelda talvemanu. Just, ja teie ees on taas parlamendi GP, kus parlamendi liikmed räägivad parlamendist ehk Grünthal ja Puustusmaa. Absoluutselt. Aga enne, kui me hakkame pilku tulevikku heitma, nagu see tavaks meie saates on, ennem seda me viskame ka mõne väikse markeeringu ka oleviku või äsja möödunud nädala kohta. Sest ütleb nagu vanasõna, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Ja nüüd on niimoodi, et kiired markeeringud, mis jäi eelmise töönädala siis ütleme asjadest kõige rohkem nagu hinge peale ja meelde? No minu jaoks on kindlasti silmapaistev paar nüanssi, üks, mis käsitleb meie, kuidas nüüd öelda, väga raskesse situatsiooni sattunud minister Tanel Kiike, kes andis avaliku lubaduse, et kui riik oma vaktsineerimiskohustust ei täida, siis ta astub erru. Aga kas ta astus erru? Mis ta ütles? Mis ta ütles? Mina ei tea, mis ta ütles, sest ütleme mees sõnast härga sarvist kuhugi ta ei läinud. Aga igal juhul ma tahan õnnitleda Tanel Kiike 65. sünniaasta päeval, sest 70, mida ta lootis saavutada, ei tulnud kätte. Ja 65% pole ikkagi see, mis on 70%. Vaktsineeritutes muidugi näitab seda, et mees ei saa oma asjadega hakkama. Kujutage ette, ta ei astu tagasi, aga kui traktoris künnab selle põllu, vaod kõik kõveraks ja osas üldse ei künna, mis taga tehakse? Lüüakse minema, tuuakse Ukrainast õiged põllumehed siia. Vaat niimoodi. Nii siis loll sõna suu tagasi, sarved pähe, ega muud üle ei jää. Aga veel, mis mulle meelde jäi? Mulle jäi meelde see, kuidas meie austatud peaminister Kaja Kallas arvutada ei oska. See oli see situatsioon, kui meil ilmusid nüüd ju möödunud nädala reitingud erakondade populaarsuse kohta ja kuna see koond välja võttes meie EKRE, siis rahvuskonservatiivide erakond oli küll teisel positsioonil, aga nädala kokkuvõttes esimesel positsioonis, olles möödunud märkimisväärselt Reformierakonnast, siis seda ka sai mainitud, aga Kaja Kallas kahjuks seda kommenteerida oskas ainult vale otsa pealt. Ilmselt jättis ta midagi tähele panemata. No see on selline huvitav nüanss. Ja kusjuures ta heitis arvutamise puudust ette hoopis meile. No kui juba kriitikaks läks, siis peaministri aadressile ega siis minule jäi silma, ma ei mõtle midagi välja, ma räägin elulistest, faktilistest asjaoludest. Minule jäi silma see, et Kaja Kallas ei pea ka oma sõna. Tõsiselt ei pea. Nimelt nädal aega tagasi EKRE liige Kert Kingo palus esitada Kaja Kallasel siis andmed selle kohta, statistilised andmed ja teadusel põhinevad andmed, kui palju on siis vaktsineeritud inimesi sattunud haiglasse ja kui palju neist siis on, ütleme, selle COVID-i tagajärjel siis on saanud kannatada. Ja kujutage ette, nädal aega läks mööda ja Kaja Kallaset mitte kõppugi. Aga Kert Kingo, nii nagu EKRE liikmed on alati visa ja küsis sellel kolmapäeval Kaja Kallase käest uuesti. Ja muidugi, mis siis Kaja Kallasel üle jäi, ei saa ju petta. Riigikogu liikmed ei tohi petta. Tühjagi. Ütles, et ühe päeva jooksul saa. Ja saigi, Kert Kingo sai andmed kätte, suures õhines avab need andmed ja mis ta näeb, see mida ta küsis, sellest pole ei lõhnagi põhimõtteliselt. Seal on ainult mingi statistika haigestumiste kohta, mis on kättesaadav absoluutselt igalt poolt. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et Kaja Kallas järjekordselt pettis Riigikogu liikmed, sest need andmed on kättesaadavad igalt poolt. Aga ma tean, Kert ei jätta seda asja niisama. Aga mina lisaks veel seda juurde, et jälle Kaja Kallase osas kahju küll, aga tänase päeva suureks plahvatuseks poliitilisel põllul oli siis uue riigieelarve nii-öelda plaanide ettekandmine meedias ja rahvale ja siis selle üldsõnaline tutvustamine, kus siis Kaja Kallas ütles väga märgise lause, et tänu sellele uuele eelarvele nemad jätavad ära EKRE poolt planeeritud aktsiisitõusu. Vot kuidas EKRE oli planeerinud aktsiisitõusu. Ütleme, suuremat valet... Küll need EKRE-d on pahad ikka. Et suuremat valet aktsiiside põhjal on üsna raske.
ütleme niimoodi, et see on täielik demagoogia. Aga ma arvan ka seda, et me sellel Kaja Kallase Reformierakonna, Keskerakonna valede osas me jõuame veel täna rääkida. Ja see turmtuli, mis nüüd sealt lahti läheb, millega siis meie peaminister on siis hakkama saanud, ei saa olema kahtlemata kerge. Aga nagu ma ütlesin, et täna olen vist mina saatejuht või? Jaa, tegelikult ma tahtsin öelda sulle, et me peaksime edasi minema ikkagi tulevikku vaatavale osale. Ehk mis meil on ees ootamas parlamendis algaval nädalal. Jah, nimekiri on pikk ja seetõttu vaadates juba praegu, mismoodi kell on tiksunud katkematult edasi, siis me ei arutle kõikide teemade üle, mida meil siin päevakorda on pandud. Küll aga teeme oma valiku konsensuslikult, nii nagu praegu asjad öeldakse, ja vaatame üle mõningad punktid. Niisiis, Riigikogu töönädala 6. istungjärgu 3. töönädal algab ta 27. september ja lõpeb 30. september. Ja siinjuures ei saa unustada mainimata meie headele vaatajatele, et ärge kunagi unustage ära, et teil on reaalne ja tõsine võimalus, seda ma kordan praktiliselt iga saade, on teil reaalne tõsine võimalus tulla vaatama seda poliitteatrit siia koha peale. Tulete parlamendi hoonesse, astute rõdule ja vaatate, mis trianglid siin tehakse. Ärge seda võimalust ära unustage. Lisan veel juurde Paulile, Paul räägib üldjoontes, mina olen selline tähenärija, lähen detailidesse, mitte ei astu sinna rõdule, vaid lähete kõigepealt valvelauda, võtate kaasa isikut tõendavat dokumendi, ulatate selle sinna, siis pärast seda laotate kõik oma kaasas oleva kraami sinna kuskile kohvrisse või vabandust korvi ja kui püsse ega padruneid kaasas pole, oletegi seal rõdul. Loomulikult mask pähe, süst sisse. Aga olgu. Nii, läheme nüüd. Seda ei ole. No maskina võivad nõuda. Võivad nõuda, aga süsti sisse ei saa. See on veel ütlema ainuke puutumatu koht oli Eesti Vabariigis, kus seda rakendati. Et jah, väikene hirmutamine, aga olgu pealegi head inimesed, esmaspäeva juures me nüüd oleme. Esmaspäeval on meil niimoodi, et meie päevakorra esimene punkt käsitleb Vabariigi Valitsuse poolt algatatud avaliku teabe seaduse muutmise seadust, mis kannab järjekorra numbrit 409 SE. Järjekorra numbritest nii palju, et tegelikult iga parlamendi koosseis, meie oleme praegu 14. koosseisus, iga parlamendi koosseis, kõik eelnõud, seaduseelnõud, Riigikogu otsused ja muud, saavad alati järjekorra numbri ja algusest peale, nii et kui te Riigikogu kodulehel panete seaduse numbri järgi otsinguid, siis on võimalik ta mugavalt üles leida ja mitte ainult ühe koosseisu seadused ja eelnõud, vaid ka eelnevad analoogsed numbrid kandvad seaduseelnõud. Lihtsalt lihtsuse pärast numbrid on hea kasutada, ega ju kellelegi see pikk nimi ikka meelde jää. Niisiis, seaduseelnõu number 409. Palun detailidesse minna. Detailidesse minna on vast nii palju, et ta oli arutlusel sellel teisipäeval ja selle nädala teisipäeval ja ettekandjaks oli siis justiitsminister Maris Lauri. Ja muidugi ega Lauri seal palju ei rääkinud ja tal oli kaasas kaks tublit abilis, seal ühe nimi oli Mirjam, teist ma ei mäleta, meesterahvas oli, aga andke mulle palun selle informatsiooni eest andeks. Informatsiooni mitte ütlemisest andeks, kes põhjendasid väga ilusti ära, millised andmed peaksid olema avalikkuse ees, kõigile kättesaadavad, seal erivaldkonnad olid kõik ja teate, nad suutsid nii ilusti rääkida, et ma jäin uskuma. Ja ma olekski selle eelnõu poolt isegi toetanud põhiseaduskomisjonil, aga õnneks tegi meie justiitsminister Maris Lauri suu lahti, ütles 5 lauset ja kõik muutus. Põhiseaduskomisjoni hääletusel, kas eelnõuda saata siis prügikasti või võtta siis saata teisele lugemisele, siis olin mina see, kes hääletasin selle eelnõu nii-öelda siis teisele lugemise saatmise vastu. Minu mõte oli saata prügikasti. Ma täpsustan esimesele lugemise saatmise vastu. Esimesele lugemise. Siin on Kallel õigus sellepärast, et need avaliku teabe ja avalikustamise küsimused on meil ühiskonnas kohati väga kontrolli alt välja läinud. Ühelt poolt on meil liberaalne riigikord, mis just kui toetab tohutult individuaalse isikliku ruumi olemasolu ja väga paljude tundlike andmete hoidmist ja mitte väljalaskmist ilma andmeomaniku või see andmekandja loata, inimese enda probleem näiteks, inimese enda probleemid, aga samas
kuigi jah, tundlikud isikuandmed näituseks on meil kõik just nagu enda otsustada, aga ainult teatud ulatuses, siis kui riik tahab, siis need võetakse su käest ära. Ma ütleks puändiga siia juurde, Marisa Lauri lauses sellise lause, me peame üle võtma Euroopa Liidu direktiivi. See ütleb minu mõelest kõik, ilma sinu pikka loengut. Niisiis, aga ikkagi saate esmaspäeval tulla seda vaatama, et mida siis Maris räägib selle, minister Maris Lauri räägib seda ja loomulikult põhiseaduskomisjoni üks liige, kes on Andrei Korobeinik, kes siis sekundeerib ministri sõnavõtule. Aeg on see, mis meid tapab iga kord. Teisipäev, 28. september. Oota, ma ütlen ühe asja veel. Sul on õigus, me läheme kohe teisipäevale. Aga mille ma tahan ära markeerida on veel see, et meil on teise punktina on meil arutusel, teise punktina on kultuuri arengukava. Ja mina tahan selle kohta lihtsalt öelda seda, et see on üks raskemaid probleeme, mis meil siin poliitikas esile kerkib. Nimelt, meile pannakse poliitikutele ette mingi arengukava. Selle teema arengukava aastast, ma ei tea, 2000, siin on 2021 kuni 2030 või siis mingi muu arengukava 2020 kuni 2050 ja meie peame selle poolt andma hääle, kas me toetame või ei toeta, aga milles on probleem, sõbrad? Probleem on selles, et meie poliitiline kord näeb ette poliitikute põlvkondade vahetumist. Selleks, et oleks pluralism, demokraatia ja valimisvõimalused. Ja nüüd kujutage ette olukorda, kus üks poliitikute põlvkond, kes täna on siin Riigikogus, 14. koosseis, hääletab mingisuguse arengukava, kuidas me riik peab mingis situatsioonis oma elu edasi viima ja me kirjutame sellega ette just nagu kohustuslikus korras, mida järgmise poliitikute põlvkonnad tegema peavad. Ja see on juba halb. Tegelikult on selliste arengukavadele planeerimistele üles ehitatud kord tõenäoliselt mitte kohane. Sest et tegelikult järgmine poliitikute põlvkond, kelle valitakse, kes võib olla hoopis teise poliitilise vaatega, nemad ju tahaksid oma enda poliitikat ajada. Ja miks neile siis ette kirjuta arengukavad, mida siis ministeeriumi ametnikud hakkavad siis kokku kirjutama sadade ja sadade lehekülgedega, mille alusel hakatakse seadusi vorpima, nii et see on mõtlemise koht. Aga et saame edasi minna. Ei saa, kui sa nii pikalt hakkad rääkima, oma vedru üles keerad, siis ma pean ka natukene siin midagi ütlema. Küsimus on selles, et see kultuuri arengukava puudutab 9 aastat. Aga ma ei tea, kas see on nüüd vanast inertsist läinud niimoodi, et me kirjutame oma pikad arengud kavad ette siin hariduse arengukava on koguni 14 aastat, siis mõelge ise, millises turbulentses ja latentses maailmas me praegu elama, kus situatsioonid muutuvad praktiliselt mitte päevadega, vaid lausa tundidega ja siin sellises perspektiivis ette arengukava ettenägemine tegelikult võib tekitada hoopis takistusi kultuuri arengus. Aga ma toon see ühe hea päevakajalise näite. Ja see sama, mis puudutab tegelikult elektri hinda. Nagu te kõik teate... Oota, stopp, me jõuame sinna teisipäevase punkti juurde. Olgu, läheme edasi. Läheme siis teisipäevase päeva peale. Meil on kavas... 28. september. 28. september on meil kavas riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklik küsimus. CO2 kvoodi hinnatõusu mõju riigieelarvele ja ühiskonnale. Sul oli õigus. See on see. Mul on tihtipeale õigus, kuigi ma alguses saan mööda pea pekki, nagu öeldakse, aga ta vahelikult... Aga ma siis juhatan selle sisse, sest see soob nagu eelmise näitele, siis sa saad edasi võtta. Ja ma toon siin näite see, mis käsitleb arengukavas. Kõigepealt loomulikult see CO2 on üks paras õhu müümine. No see on umbes niimoodi, et kui mingisugused poliitikud võtavad vastu otsuse, meil on vaja raha tekitada hapniku tarbe pealt. Et teeme siis niimoodi, et iga inimene, kes tarvitab hapniku, tavalises olukorras maksab 0 raha, aga nüüd, kui sa hakkad hapniku rohkem tarvitama, näiteks teed sporti, tarve suurem, siis me märgame hapniku tarvitamise kvoodi. Paul, kui sa hakkad sporti tegema, rohkem hingeldad, siis tuleb selle kvoot peale. Just, ja täpselt see CO2 umbes sama jama. Välja mõeldud pastakast imetud mingisugune rahasüsteem, millega võimalik raha tekitada, aga mille tegelikult ju mingit reaalset väärtust just nagu ei ole. Aga liiguvad triljonid summad. Triljonid, ja kusjuures suurendavad kulusid inimestele, ettevõtetele, teevad elu kallimaks ja veel hullem see situatsioon, kus selle CO2 kvoodindus on võetud meil siin Euroopa Liidus tarvidusele, aga ümberringi teised maad seda ei tarvita. Ja nüüd on hea näide, kuidas Euroopa Liidu poliitikad oma udupilguga on selle maailma sassi andnud, on see, et kui selle CO2 kvoodinduse süsteem käivitati, siis eeldati seda, et selle kvoodi maksumuse puhul on esialgu see maksumus kuskil 25 euri kanti kuskil umbes
25. aastaks ja hiljem siis 35. aastaks tahetakse tõsta selle kvoodi hinda 60 euri peale, noh, et siis see hakkab motiveerima roheenergia tarvitamist. Aga mis on nüüd triangel või milles on pull? Pull on see, et see 60 euri juba praegu kätte saadud. 10 aastat, rohkem 10 aastat enne seda 35. aastat. Ja spekulandid on selle üle võtnud ja see CO-kvoodi hind tõstab meeletul määral meie olemasolevat elektri hinda, mille kohta igaüks saab reaalselt tunnetada. Näiteks vaadake oma enda elektri hinda, mille te olete maksnud arvega, ütleme, täna aasta tagasi ja täna, siis minu enda personaalne kogemus ütleb seda, et kui ma eelmine aasta täna maksin elektri eest umbes 90 euri augustikuu tarve eest, siis nüüd ma maksin 150 euri. Nii et see on see mõju otse. Kui ma nüüd natuke laiendaks seda tarbimist, elektrienergia tarbimist ja sellest tasumist, siis kui Paul rääkis siin nii-öelda oma isiklikust kogemusest ja sellest, mis ütleme, tabab siis otseselt kõiki Eesti elanikke, aga te ei kujutage ette, mis tähendab seda, kui see elektrienergia hinnatõus puudutab tööstusettevõtteid. Näiteks Kundas asuv puitmassitehas maksis 600 000 eurot rohkem, kui oli neil planeeritud elektrienergia kuluks. Kuigi neil ei olnud veel nii-öelda siis börsihind, vaid neil oli nii-öelda fikseeritud hind, aga kurdavad seda, et see leping läheb varsti ümbervaatamisele. See on nagu asja üks nüanss. Muide, ma ei räägi ainult Kunda puitmassitehasest, vaid ma räägin ka teistest olulistest küsimustest, nagu on toiduainete tööstus ja nii edasi. Ka seal tarvitakse elektrienergiat aga ka sinna tulevad toorained tulevad ju ka teistest ettevõtetest, mis tähendab, et kogumis tõstab see, näiteks ütleme leivapätsi hinda võib tõsta päris kõrgele. Ja siin on veel olemas veel sellised olulised ettevõtted nagu keemiatööstus ja põlevkivitööstus ja nii edasi, mis võib viia meile kataklüsmini, kus me ei ole võimelised enam üldse ellujäämiseks muud tegema, kui sa üritada maksta ära elektrienergiat, korteri hooldusteenus, üüritasud ja siis ma ütlen, et küsimus, see võib tuua kaasa tegelikult meeletu varguse laine selleks, et inimene jääks ellu. Aga põhjus on see, Paul, kas sa mäletad, millal 3 Balti riigi peaministrid lõikasid suure uhkusega läbi selle Venemaa ühenduse elektrienergia saamisest? Kas see oli? No igatahes lähiminevikust oli ja kogu selle viljad on praegu tagasi. Aga samas ütleme, kui Euroopa Liit, ta ei käitu nende reeglite järgi. Nii kui see Nord Stream 2 sai valmis, kus tuleb siis Venemaalt see gaas ja seda gaasi kasutatakse siis Saksamaal oma energia ja inimeste elamuvajaduste rahuldamiseks, siis meile seda gaasi ei tule. See tähendab seda, et nemad tarbivad CO2 kvoodi mitte kinnipidamisest tulenevad nii-öelda musta energiat, aga meie, kes me peame üle minema siin rohelise energiale, meie kannatame, tõmbame püksirihma koomale. Ja veel muideks, vaadake, kui huvitavalt on meie heaolu ühiskond arenenud. 10-15 aastat tagasi oli Eesti elektrienergiat eksportimaa. Me olime elektrimüüjad. Täna oleme importimaa, me impordime seda CO2-ga kaasarvatud. Ja siis ongi kõik naljakam. Siis me ostame seda elektrienergiat sisse igalt poolt, küll põhjast, küll lõunast, Lätist, Soomest ostame sisse just nagu turuhinnaga, aga nemad ostavad kust? Nemad ostavad Venemaalt. Nüüd panevad oma 100 raha otsa sinna rõõmsalt ja müüvad meile edasi. Ja meie oleme rõõmsalt. Teate, kogu see asja algus ongi jälle selle poliitikate kanapimeduses. Et nad tahavad hirmsasti seda rohepoliitikat ja rohepöörasust arendada. Nad ei ole neid mehhanisme, neid valmidust valmis seadud. Ehk siis, nagu ütles vanasõna, ja nagu ma täna ütlesin ka raadios, et kõigepealt ütleb meie vanasõna ju seda, et selleks, et ära sülita vanasse kaevu enne kui uus kaev valmis on, siis meil tehti täpselt niimoodi, kõigepealt tatistati vana kaev täis, aga uut ei ole ehitatud. Ja nüüd hakkavad siis mõtlema kuidagi viisi. Ja mida siis tegi meie minister Aab? Ta pöördus siis nüüd selle seoses elektrikallidusega, pöördus ta siis Euroopa Liidu poole, sellest on ka kirjutatud just nagu oleks meie valitsus midagi väga aktiivselt ette võttud.
Ja see pöördumine oli sisuliselt umbes selline, et head sõbrad sealt Euroopa Liidust, meil on elekter kuidagi kalliks läinud, et mida me teha saaksime. No vaatame, mida me teha saaksime. Praegu me saame teha seda, et nii kui öeldi tuumasõja puhul, et siis kui see tuleb, et siis ei ole muud ei üle, kui lina ümber tõmmata ja hauda pugeda, siis elektri CO2 süsteemiga on meil täpselt sama asi. Kallidus tuleb, kas tuleb, hind tõuseb ja see on meil pikalt ees, nii et valmistuge kalliks elektriks, valmistuge kalliks roheenergiaks. Ja ma tahaksin lisada juurde veel minu mõelest väga olulise fakti. Praegu on nii-öelda veel pehmed kuud, kus on temperatuur on plussis. Aga kui jõuab kätte nii-öelda päris külmad ilmad seal, ütleme detsembris võib-olla jaanuar, veebruar, ja kui see temperatuur on seal miinusmärkides seal, jah, ütleme seal 25-30 ligidal, nagu siin on olnud, ma tahaks näha head vaatajad, kes te tarvitate siin elektrilist põrandakütet või siis soojuspumpasid, milline on teie arve? Siin on 2 varianti, kas siis ütleme, noh, kas hangudega tulla kuskile välja või siis ütleme, ma ei tea, kolida ära maale ja ahjukit pliidi ääres tähendab saada sooja lõpuks. Aga see on katastroof. Mina ütlen niimoodi, kuna meie liitusime ikkagi Euroopa Liiduga selleks, et ajada ühtset majanduspoliitika, et me saaksime kaupu vahetada, aga kui meil keelatakse ära ahju kütmine, meil on olemas puud, meil on olemas tikud, aga öeldakse, et ei tühjagi. Me anname teile nüüd Euroopast ühe halu ja katsuge sellega sooja kaada. Siis mina liitun igatahes selle Riigikogu toetusgrupiga, mis pannakse kokku võib-olla selleks, et astuda Euroopa Liidust välja. Ja vaadake, siin on veel üks huvitav nüanss ja see kõlab küll peaaegu nagu irvitamisena rahva üle. Kõigepealt valitsus ja valitsevad poliitikud oma kanapimeduses tõstavad elektri hinda, see on nende poliitiliste otsuste tulemusena, tõstavad elektri hinna taevasse riigi tasandil ja siis ütlevad kohalikule omavalitsusele, aga teie andke toetusi. Teie andke toetusi. Meie tõstame, aga teie andke toetusi. See on muidugi väga hea signaal ka kohaliku omavalitsuse valimiste puhul. Ehk siis vaadake, millise poliitikud te sinna keskele valite ja et kuidas suudaksid olla koos. No nii, jah, ja siis küsitakse jah kohalikult omavalitsuselt. Aga millised on siis võimalused või mida siis peaks tegelikult tegema? Fakt on see, et hetkel valitsusel puudub plaan. Valitsusel vette visatuna välja ujuda, et sealt ei oska. Ma pean silmas hetkel valitsevaid poliitikuid. Milline on siis plaan või võimalused, mida tegema siis peaks? Kõige lihtsam plaan on lülitada see elektriühendus Venemaaga tagasi sisse ja on kõik probleemid lahendatud. Ärge otsigu mingisugused CO2 mingid variante veel ja selle hinnatõusu börsi hinna külmutamist, et see on kõik jama. Tuleb taastada endine olukord. Kui sa oled astunud solgiämbrisest, tuleb sealt jalg välja võtta, aga mitte edasi seal mulistada. Ma väga kiidan ja võtan mütsi maha siin Poola valitsuse ees, keda survestati siin sulgema ühte kivisöö baasil töötavad elektrijaama, kuid kes saatis nii-öelda siis selle Euroopa Liidu nõudmise kuradile põhimõtteliselt. Ja mida Euroopa Liit tegi? Karistas seda 500 000 eurose raha trahviga ja mis tiksub iga päev edasi. Mina tahaks näha, millega see pull lõpeb. Kas tuleb Brexit, ehk siis nii nagu oli, kunagi oli, mis need inglased tegid? Brexit, nüüd tuleb siis Brexit ja mina oleksin väga hea meelega selle sama Brexiti sabas siis ka Exitiga. Ja ma muidugi ütlen, et siin on ka teisi täiesti mõeldatavaid alternatiive, sest et vaadake, ega elektri hind, millest väga palju räägitakse, elektri hind oma olemuselt ju ei ole mitte see, et mida nüüd poliitikud saavad rääkida meedias ja raadios ja teles. Kõik on tegelikult palju lihtsam. Kui inimene saab oma elektriarve, siis ta näeb selle mingit summat all. Ja siis tema jaoks on see elektri hind ja meil on ju seda vaja vähendada. Sest et päris puhas elektri hind, see mis elektrijaamast tuleb, see on ju tegelikult arvest ainult 40-50%. Ülejäänud 50-60% või 40%, mis sealt tuleb, need on ju kõik riigi koormised ja CO2. Siit ongi, meil on võimalik ümber mängida taastuvenergiatasud, meil on võimalik ümber mängida riigi koormised, maksud ja meil on võimalik ette võtta ka midagi tõsiselt CO2 kvoodi süsteemiga. Ja miks ka mitte survestada seda Pariisi ja Kyoto protokolle ja lepinguid, sest lõppkokkuvõttes, kui sa vaatad neid lepinguid, siis isegi põhimõtteliselt on isegi sealt võimalik väljuda. Tõsi, öeldakse jah, et kui sa hakkad nüüd Pariisi kokkuleppest väljuma, nagu Trump seda tegi, eks ju,
et siis pidi Euroopa liikmeid välja viskama. Aga kes teab, äkki ongi hea mõte, nii et jah. Aga Paul, mul on nüüd selline tunne, et mida rohkem me sellest elektrienergiast räägime, seda rohkem sina energiat saad juurde ja sa võid seda jahvatada edasi ja hoiame seda elektrienergiat kokku. Lähme siis teisipäeva edasi. Lähme teisipäeva, ei, me ei lähe, nüüd on meil aeg jälle nii kohutavalt sabas nagu tavaliselt ja me läheme hoopis kolmapäevase päeva peale. Lähme kolmapäevase päeva. Ja kuna sul see nii-öelda siis ei saa kohe, ütleme, treeningkoormust ei tohi ka jooksjat, ei tohi kohe seisma jääda, vaata siis tekivad lihasekrambid, et õrnalt edasi. Üks asi, kohe markeerin kohe ära, et mina ei tea, kas sina tahad rääkida arengukavast jälle 2021-2035. Minu ettepanek on, jätame selle välja sellepärast, et nagu me eelnevalt ütlesime, igasuguse 10, 15, 20, 50 aasta arengukavad, see on lihtsalt kurjast. Ja läheme edasi järgmise punktini. Meil on sel päeval kavas Isamaa fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 388 SC. Ja see on päris hea asi. Aga anna minna. Ja, seal on nüüd see lugu, et millegipärast meie valitsevatel poliitikutel, võib-olla on see ka kuidagi viisi poliitilise geeniga seotud, aga igal juhul nemad tahavad ikkagi hirmsasti anda kodakondsust välismaalt tulevatele pättidele. Isegi siis, kui mitu korda on pätt karistada. Ja isegi siis, kui need pätid elavad ka siin kodus. Ja muudki, et annaks aga kodakondsuse. Vot see on nüüd asi, mis ei sobi ei meile, ei Isamaale ja ma usun, et paljudele tervelt mõtlevatele inimestele see ei sobi. Ja vot see eelnõu nüüd ongi selleks esitatud, et see praktika lõpetada. Iseasi, kas see meil läbi läheb, kas see opositsiooni toetusest siin piisab, see on muidugi siit küsimus. No muidugi küsimus on selles, et selle eelnõu algatamine on põhimõtteliselt äärmiselt õigustatud. Kui sa ei austa selle riigis kehtivad seadusi, siis ei ole sulle asja ka selleks kodakondsuse saamiseks. Aga siin on huvitaval kombel on jälle valitsusel on millegipärast teistsugusel arvamusel ja räägib niimoodi, et inimene eksis ühe korra, oli muusivaras, natukene vist sealt tegi midagi. Oi, see oli nii ammu, see oli 10 aastat tagasi. Ja, et me ikka võiks neile andestada ja kui tal teinekord juhtub, siis natukene tuleb seda ikkagi andeks anda. Peame andma uue võimaluse. Anname uude võimaluse ja siis toodi näidet isegi relvaseadusest, et näete, 2001 Riigikohus võttis vastu otsuse, et inimene oli 20 aastat tagasi noorpõlves karistatud seal mingisuguse väikse pahateo eest, et me peame unustama selle. Jah, aga minu seisukoht on see, et see klausel võib kehtida ükskõik millises õiguslikus regulatsioonis, mis kehtib, ütleme, kodanike kohta ja ka mittekodanike kohta, aga kodakondsus on püha ja tähtis ja üks põhiseaduse fundamentaalsed alustalasid, mis tõttu sellega ma ei näe võimalust, et sellega saaks mängida. Aga näis, vaadake, mis siis esimesel lugemisel teevad siis Keskerakonna ja Reformierakonna saadikud, aga muidugi arvestades ajalugu, me teame, et nendes erakondades on väga tõsised probleemid üldse õiguskuuleka käitumise osas ja ma üldse ei imesta. Ma ei taha nüüd öelda vargapande, aga teod räägivad iseenda eest. Jah, arvestades ikkagi seda olukorda, et kui meil põhiseadus keelab, ma nüüd ei tea, kas me seda oleme rääkinud, aga põhiseadus keelab meil kuriteo eest karistatud erakonna eksistentsi riigis. Põhiseadus keelab. Me oleme seda rääkinud. Oleme rääkinud, jah. Aga mis? Ta mitte ainult ei eksisteeri. Ta on ka valitsuses ja käsutab meie elu, olu ja rahasid. Kas me siis saame öelda, et kui see eelnõu tagasi lükatakse, siis praegune valitsus, Keskerakond ja Reformierakond kuulutab välja siis pättide vabariigi? Ja ega imestada ei tule siin mitte millegi üle. Aga liigume edasi. Ütle nii palju veel ära, et mina ei imestaks ka seda, kui esimesel lugemisel koalitsiooni poolt esitakse selle seadusele tagasi lükkamise kohe ja lükatakse kohe prügikasti, nii et see on ka täitsa võimalik. Aga seda näete ise, kui te meie saali tulete või näete sellisel juhul, kui te ka vaatate otseülekannet läbi interneti või televiisori. Aga järgmine selle päeva üks eelnõudes on ülimalt tähtis asi.
Tarmo Kruusimäe, Raivo Tamme, Üllar Saaremäe, Madis Milling, Gert Kingo, Kalle Grünthal ja Paul Puustusmaa ja Andres Metsoja algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu number 412. Paul, sina kui üks algatajatest sellest, anna tuld, mis sa tahad teha selle? Jaa, tähendab, ta kõlab muidugi hirmuäratavalt, nagu oleks ta seotud tubakaga, aga tegelikult ta ei ole tubakaga seotud, ta pole üldse suitsuga seotud. Küll aga ta puudutab ta neid niinimetatud e-suitse või e-suitse lõhnaained. Ja nende siis tarvitatavad aineid. Sest et praegusel juhul on probleemiks see, et nende vist nimetatakse kimumiseks, vaata kuna ma ise ei suitseta, mul on keeruline neid kasutada, neid väljendeid, aga vist on kimumine see e-suitsu see asi või? Ei, ma ei tarvita seda eriti, jah. Aga ühesõnaga selle tarvitamise puhul on see, et sinna pannakse mingisugused need aineid sisse, ja need ainete pakendid on meelitavad, nad võivad olla hea lõhnalised, nad võivad olla hea maitselised nii-öelda. Ja et siin teha selliseid piiranguid, et ta ei oleks ahvatlev noortele lastele, siis need piirangud tahaksime meie oma poolt peale panna, et jah, seda piirata. Ja täpselt samasugused piirangud panna peale siis ka mokatubakale, et nad ei oleks lastele ahvatlevad ega kättesaadavad. Ja muidugi ka lubada taas siis e-kaubandus selles valdkonnas, sellepärast et praegu on ju ID-kaardiga on võimalik tuvastada absoluutselt selle isiku vanus, kes soovib seda toodet osta ja kui nüüd on vastuväited, öeldakse, et keegi teine tuleb, teeb tema asemel selle ostu ära alaealine, aga siis samasugune asi on võimalik öelda reaalse poe kaudu. Aga mina muidugi mitte kirglik suitsetaja, aga ma olen kirglik pahvi ja ma võin öelda seda, et minu jaoks on see ka oluline sellepärast, et siin on see seadus on just, ütleme, see elektroonilise sigareti osas on üks võimalustest, mis aitab loobuda ka päris suitsetamist. Minu hea kolleeg siin kõrval, Paul, jättis just tänu sellele maha päris suitsu. Ja siin ma üldse ei häbene seda ütlemata, et kuigi meil meedias aeg-ajalt tahetakse hirmsti väita, et e-suitsetamine ei aita nagu maha jätmist, siis mina jätsin suitsetamise maha 10-15 aastat tagasi umbes ja just ainult tänu e-suitsule. Nii et olen reaalne elus näide sellele. Ja ta on elus ka veel, Aga läheme edasi päeva. Nüüd on sellel päeval, kolmapäevasel päeval on veel terve rida esimesi lugemisi. See käsitleb raudteed, see käsitleb liiklusseadust, see käsitleb ringhäälinguid, aga need on kõik esimesed lugemised, et nende sisu tutvustatakse ära ja siis saab otsustada, mis neist edasi saab ja kas üldse midagi edasi saab. Et me jõuame nendest kõigist rääkida siis, kui me jõuame kolmanda lugemisele, kui me jõuame. Ja seetõttu läheme edasi neljapäevasel päeval. Neljapäevasel päeval on meil plaanis, ja see on ka üsna tava juba, et neljapäevasel päeval on meil arutlusel riikliku tähtsusega oluline küsimus, või see olulise tähtsusega riiklik küsimus, ORTK, ja seda korda on selle asja nimi, kuidas jõuda piirangute vaba Eestini. Arutelu. Ja nüüd laske mul rääkida, kes see räägib. Ja nüüd räägime piirangute vaba, kuidas nemad tahavad jõuda, mida sa sellest arvad, kuidas nemad jõuavad ja võib-olla sul endal ka häid ettepanekuid. Jah, nagu te ilmselt juba aru saate, on tegemist siis COVID-19 pandeemiast tingitud piirangutega, mis ahistavad meie ühiskonda ja takistavad meie normaalset elu. Ja kuidas jõuda piirangute vaba Eestini esinemas on absoluutselt korüfeed. Kõigepealt esimene ettekandja, tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Teiseks ettekandjaks, mille ütlen kohe ära, Tanel Kiik on kõige suurem spetsialist üldse COVID-haiguse pandeemia tõrjumise teemal, et ainult aplaus ja kuulake kõik ammulisui, mis tarkust ta sealt tuleb. Teiseks ettekandjaks Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst ja COVID-19 teadusnõukoja liige professor Peep Talving. Ja mees, kelle tegevusel me saime teada seda, et see PCR-testiga on võimalik manipuleerida. Mäletate seda lugu, kui talle üks kurikael viskas talle sahmaku uriini näkku ja siis ta läks pärast seda siis oma laborisse testima.
tema sõnad Ringvaates olid järgmised, et tegime alguses hästi tundliku testi ja test näitas, et mul on HIV positiivne. Siis me võtsime natukene maha ja selgus, et õnneks ikka ei ole. Et selline korüfee, professor Peep Talving tuleb, räägib meile sellest, kuidas jõuda piirangute vaba Eestini. Ja kolmas minu meelest tõeline pärl, ettekandja Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor ja COVID-19 teadusnõukogu juht Irja Lutsar. Kas saab olla paremat olukorda, paremat olulise riikliku tähtsuse küsimuse arutelu, kuidas jõuda piirangute vaba Eestini. Hea rahvas, tulge neljapäeval seda kuulama, see on tõeline etendus, see on tõeline pingelang pärast seda, kui me saame kuulda kõike seda, mida need COVID-i osas kõige targemad inimesed räägivad. Või Paul, ma pakun äkki üle, äkki oled sina veel ka midagi oskad öelda, targemat asja. Aitäh sulle, Kalle, ja mina tahan selle juures öelda, et seda küsimuse arutelu ma tahan kuulata ja näha, sellepärast, et mina tean ühte asja kindlasti. Rahvuskonservatiivid seisavad jäigalt põhiõiguste ja vabaduse kaitsel. Me seisame igasuguste piirangute vastu ja me tajume need piirangute survet meie inimestele äärmiselt tugevalt ja valuliselt ja me jonnime kõvasti vastu ja meile väga-väga sobiks ja väga-väga meeldiks, kui nende piirangute vastase võitlusega tuleksid kaasa ka teised erakonnad. Seda enam, et ka vaktsiinivabaduse eest me võitleme need ninast veri väljas. Kui nad suudavad meid toetada ja tulla sellega kaasa, et mõistaksid samamoodi nagu rahvuskonservatiivid, et kes tahab, see vaktsineerib, kes ei taha, see ei vaktsineeri, et asi oleks rangelt vabatahtlik. No mis meil selle vastu saab olla? Me sõdime raudselt selle eest, et igasugused piirangud oleksid ranges vastavas põhiseadusega ja et ei oleks sellist asja, nagu on praegu väga levinud seal üleval ladvikus. Et mõnes situatsioonis põhiseadus ei pea kehtima. Me arvame, peab küll. Kui pole sõda, kui pole välja kuulunud eriolukorda, siis peab kehtima põhiseadus kogu aeg, alati ja absoluutselt. Aga eks näib, need olid Grünthal ja Puustusmaa. Stopp, ei ole veel. No. Sellepärast, et kui keegi ütleb, et Paul paneb siin pada ainult, muud ei räägi tõtt, siis mina toon välja fakti. Neljapäeval viisid EKRE saadikud sisse Tallinna halduskohtusse kaebuse, tõestamaks seda, et praegu Eestis kehtivad piirangud ei ole proportsionaalsed ja kooskõlas põhiseadusega. Hoidke meile pöialt. Vaat nüüd sa võid, Paul, öelda kõik. See vastab tõele. Ja need olid Grünthal ja Puustusmaa ja see oli parlamendi GP. Täna meid vaatamast ja kohtume mitte järgmine nädal, vaid ülejärgmine nädal. Sest vahepeal on töö valijatega. Aitäh! Aitäh!